Tallinna Televisioon on väga vajalik ja seda sellel väga lihtsal põhjusel, et televisioon üldse on 21. sajandi inimese jaoks lõkketuli. Lihtsalt koht, mille ümber inimesed kokku tulevad ja mida nad näevad ja selles mõttes ei ole põhjust ühtegi telekanalit süüdistada poliitikas või poliitilisuses, sellepärast et järgmisel päeval võib seesama kanal olla sinu sõnumi edastajaks, mistõttu on tal oma koht täiesti olemas ja ma olen väga tänulik, et ma sellel kanalil saatejuhina saan tööd teha. Mulle meeldib see väljavaade töötada telekanaliga, mille tulevik ja hea ja suur tulevik on alles ees. Selles mõttes, et ma võrdlen Tallinna Televisiooni pisut, võib-olla meelevaldselt, aga ma võrdlen teda natukene nagu omal ajal Kuku raadioga, kes alustas kuskil linnahalli keldris väikese seltskonna inimestega, pisikese eelarvega ja lõpuks on kasvanud sellest välja nii-öelda suur meediakontsern, et ma arvan, et ma oletan ja olen julge, et Tallinna Televisioonil läheb väga hästi. No muidugi mul on terve rida mingisuguseid suuri superstaare näitajaid kusagil maailma eri otsades, aga ma arvan, et väga paljude unistuste inimestega on mul võimalik neid intervjuusid veel teha. Et väga palju väga võimsaid ja ägedaid inimesi elab Eestis ja ma arvan, et need ongi minu tuleviku unistuste saated või intervjueeritavad. Ei ta sure kuhugi, sellepärast et see on heas mõttes edevus, mis ajab inimesi ostma suuri televiisoreid ja teisi inimesi sinna televiisorite sisse minema saateid tegema, nii et seni kuni kestab edevus, olgu tal õnne ja rõõmu ja tervist, siis nii kaua kõik asjad kestavad. Inimesed ostke suured televiisorid, et need inimesed, kes televiisorite sees on, mahuksid ära ja saaksid teha häid saateid.